Nii, siin teie ees on siin 3D Maxi stuudio töölaud. Pealt näha on ta jah, kuid me hakkame siin seda suhteliselt lihtsalt lahkama ja läheme vähe keerulisemale asjale üle. Nagu ütleme, siin nagu näete on need viewboardid nõnda nimetatud erinevad. Siin on ülevalt vaade ehk top, vasakult left, front külje pealt ja perspektiivist, perspektiivvaade. Kõik on võimalik siis, kui teha 3D objekt, siis on võimalik neid siis vastavalt siis ümber lülitada, millised just parasti vaja on modelleerimise jaoks. Milleks jaoks on, võtame just 3D Maxi käsile, sellepärast et on ju teisigi programme. 95% stuudiotest praktiliselt kasutab 3D Maxi just arhitektuuri ja sisustuse renderdamisel ja visualiseerimisel. Ja ise ma tegelen sellega ka sama. Nimi on muideks Georgi Jõesaar ja ma hetkel üritan teile lihtsalt ja selgelt arusaadavalt selgitada, mismoodi on võimalik üldse siin tööd teha. Näitan mõninga sellised suhteliselt lihtsaid nippe, millega on võimalik saada näiteks toa kujundus päris kiiresti, ütleme niimoodi. Seda teeme muidugi etapi kaupa, teen etapi kaupa. Mis siis veel siin põnevat on? Nagu näete, veel jutuks nii palju, et sa saate isegi kasutamiseks studentversiooni päris tasuta. Lähete Autodesk lehele, registreerite ennast kui tudengiks ja saate endale tudengi õiguseks kasutada 3 aastaks studentversio päris tasuta. Autodesk vista.com-i lahti ja siin saate täiesti student education nii ja free software nagu öeldakse student software ja siin valite student versio, registreerite ennast ja saate endale siis 3D Maxi autopeadi alla laadida päris tasuta. 3 aastaks on see õigus olemas teil täiesti. Võt selles on nii.